Tervist! Tervist! Mina olen Kairi Von Kleini teatrist. Ja mina olen Kill Vaba ansamblist Bombillas. Ja minul on siis täna au väike intervjuu läbi viia ja olen ette valmistanud siis mõned küsimused. Suurepärane. Et esimene küsimus olekski, et milline on üldse Bombillase sünnilugu? Bombillase sünnilugu? Kas niimoodi nagu legendina või niimoodi nagu ta tegelikult sündis? Nii nagu ta tegelikult sündis. Eelmisel aastal sai 10 aastat vanaks, siis umbes 5 aastat äkki varem hakkas mul peas tiirlema. Hakkasid tiirlema mõned lõbusad laulukesed, lookesed. Ja siis umbes 5 aastat läkski selle peale, et otsida kokku need sõbrad, need muusikud, kes oleksid minuga samal lainel ja võiksid seda sama ideed nagu minuga edasi arendada koos. Sellepärast mul ongi, et esimesed lood said tehtud umbes niimoodi, et saaks ka üksinda trummi mängides selle ära laulda. Aga mida tähendab üldse Bombillas? Bombillas, ütleme niimoodi, et hispaania keeles hääldaks seda Bombillas ja see tähendab elektripirnid. See on selline mõnus soe, särav. Aga meie mõttes me ei tead siis hispaania keelest midagi, me olime suured maateejoojad. Maateeteed, sa jood sellisest väiksest kõrvitsast, mille sees on kõrs. Kõrvitsa nimi on Kalebass ja kõrre nimi on Bombilla. Ja siis sellest imed seda mõnusat maatejooki ja siis tunned elust mõnu. Ja tänu sellele see Bombilla kõlas nii ilusasti, et siis me leidsime, et võiks panna Bombillas. Siis algseltskonnast on Arno Kalbus, kes on trummidel ja mängib tablasid, India tablasid ja veel teisi perkassiinstrumente. Siis on Tanel Liiberg, kes mängib meil basskitarri, Kristjan Jõemägi, kes mängib meil erinevaid rütmipille. Meil on Tõnis Leemets, kes on teada-tuntud kitarrikuru. Ja siis on meil Kadi Uibo uue liikmena nüüd värskelt, kes on siis mängib erinevaid klahvpille ja laulab. No, väga palju liikmeid. Ja võib-olla isegi juhtus, et ma kellegi unustasin ära, aga praegu see oleks küll häbi lugu. Niimoodi, lisaks on meil Robert Ruben, kes on meie heli, olitseb meie heli ees, et Bombillas kõlaks täpselt nii, nagu Bombillas peaks kõlama. Aga linnukesed õues siristasid, et te käisite India tuuril? Jaa, linnukesed ikka räägivad õiget juttu olegi. Et kui kaua te olite seal? See tuur oli meil nüüd enam-vähem 6 aega. Aga milline see kõige värvikam lugu on, mis sulle meelde on jäänud? No kindlasti üks lõpukontsert, kui me esinesime sellisel üritusel nagu Running for the Children. See tähendab seda, et siis seda korraldas Praias kool, kes siis selles koolis käivad siis tütarlapsed, kes on siis väärkoheldud ja sellist lagunenud peredest. Ja siis nemad, Praias on nagu väga tuntud organisatsioon Indias Deelis ja nemad siis korraldasid sellise jooksu, kus nad siis kutsusid kokku ka selliseid staare, seal olid filmistaarid, Bollywoodi staarid tulid vaatama seda üritust ja toetama. Ja siis Neeru pargis keset Deelit oli suur staadion, kus oli palju lapsi täis. Ega meie eriti ei näinud seda, kuidas see jooks toimus, aga see oli juba päris värvikas, kuidas seda kontserti ette valmistati. Sest kui me eelmine päev käisime sinna rääkimas, me saime veel õhtul, kell oli vist 9, me saime veel aru, et eriti veel ei olnud midagi ette valmistatud. Või suured segadused käisid ja asju alles vaieldi selgeks. Nii et kuidas see asi lõpuks jõudis niimoodi, et see kõik ilusti täiesti nagu muuseas ka ära toimus, on ju. Ja et Bombillas ka seal ilusti sai veel osa võtta, see jääb mulle veel siiamaani natukene müstikaks, aga see toimis kõik lõpuks. Rahvast oli palju, lapsed olid rõõmsad ja päris vägev üritus. Ja 22. märtsil tulete Von Kleini teatrisse? Just, täpselt nii. Aga mis on need 3 põhjust, miks inimesed peaksid tulema siia 22. märtsil? Ma arvan, et üks põhjus on see, et nad saavad kõigepealt osa sellest samast meie sellest kontserttuurist, sest et me ise loeme seda 22. märtsi kontserti, loeme just selle kogu meie kontserttuuri lõppakordiks, sest et see on täiesti spetsiaalne kava valmistud India jaoks, et ega indialastel on vaja raulda midagi nende omas keeles, natuke inglise keeles. Me kindlasti suudame luua koos teatri abiga muidugi sellise ägeda India õhkkonna, et see näekski täpselt välja nagu Indias. Me loodame, et äkki osa publikust ka
viib ennast selle samale lainele, paneb endale võib-olla India kostüümid selga, võib-olla me suudame siia meelitada India lõhnasid, võib-olla veel suudame siia meelitada mõned džinnid, kes veel teevad imetegusid. nii et ma arvan, et see on juba hea põhjus ja muidugi me saame selleks ajaks valmis DVD, mis on tehtud täpselt sellest samast kontserttuurist. nii et kõik, kes tulevad, saavad ka näha, mis meil seal tegelikult seal tuuril toimus. Niimoodi ja pärast meiega natukene rääkida, vestelda sellel teemal, küsida küsimusi, sest et see kõik võib-olla tundub väga lihtsana, et sa lähed kuhugile Indiasse tuurile ja tuled sealt ilusti tagasi ja kõik ongi nii. Tegelikult, mis sinna vahele jääb, seda on päris palju. Ja õhtu lõpeb siis Bombillase kontserdiga, et mängimegi täpselt seda sama India kava. Seal spetsiaalselt teinud mõned lood ka selle tuuri jaoks, mis siis kannavad endas sellist India nagu bollywoodlikku rock'n'rolli natukene hindi keeles muuseas ja kindlasti mõned ilusad mantrad, mõned natukene sellist Rajasthani võib-olla folki, ägedad värviliste turbanitega Bombillas tuleb ja mängime toredat India muusikat. Ma tänan, Kill. Mina olen igal juhul väga elevuses ja ootan ja ma loodan ka teie 22. märtsil olete Von Gleni teatris. Te olete väga-väga teretulnud. Namaskar.